Eile nägin ma Eestimaad. Nägin pastakate põuda ja vihikute defitsiiti, nägin nimetuid töid ja kuulsin liiga palju monolooge korraga. Nad ootasid vastust, aga mina tahtsin täita ainekava nagu 10 käsku. Täna nägin ka Eestimaad. Alati on tunne, et midagi on jäänud tegemata. I am teacher. Küll pensioniks paraneb läbipõleng. Jaan, lase temast lahti. Siiri, ära heegelda. Palun pane ära. Päriselt, palun pane ära. Priit, rahu, Priit. Töövihikus. Me oleme töövihikus. Hugo, kas sa magad või? Pelasid. Terve öö. Okei. Vähemalt said high score'i. Mari, kus su vihik on? Pastakas. Asja teid koju. Ei leidnud üles. Okei. Ja võid küll välja minna. Kui hakkame arutama, vahivad mulle vastu ritsikad ja üksik. Vaikust võib leevendada mõni nali, selline papsi nali. Teinekord juhtubki, et oled oma rangete reeglitega lapsevanema eest. Nali naljaks. Hüpoteetilisele tänukirjale võiks minna, et õpetada ehk ei osanud, aga vahepeal proovis nalja teha. Oli veits cringe, harvadel hetkedel skibidi, suht Ohio. Kui on vähe ritsi, saadki publikuks ritsikad. Jesus Christ, miks me kirjutame, ma trükin palju kiiremini. Aga arvutiklaviatuuril ša-tähte ei oska. Aga ministeerium tahab eksamid viia elektrooniliseks. Kes ostab puuduolevad arvutid ja kes maksab õpetaja lõhkise üldtööaja? Ja kuulsaim eesti kirjanik on Tammsarapuu, no cap. Ja põhi on all ehk põhjas ja lõuna on see, mis on tasuta, aga me ei söö. Liikumispaus? Ei viitsi. Õuevahetund? Ei viitsi. Ja Leonardo da Vinci on su ema, Moaning Lisa või midagi sellist. Teacher, mul on küsimus. Ei, see on teemakohane. Ma korraks. Kas me saame täna tunni varem ära lõpetada? Ja ma kopikaid kogudes Eesti keskmist palka ikka ei saa. Üllas missioonitunne, võimatu missioonitunne, maksa palun arved ja hoia sära mu silmades, mis on väsinud. Mina olen John Travolta ja sellest saab meie hariduskriis.